sul on endal ka 2 väikest last ja startupi tegeva või sellises ettevõttes töötava emana, ma tean ise, kuidas nagu kui palju asju on olnud selliseid, mille eest ma mõtlen, et ma saan aasta halvima ema tiitli sellel korral jälle. Mis on need asjad, mis sa ise tunned, et on kõige raskemad olnud laste kõrvalt seda tööd tehes ja mis on need asjad, mida sa nagu sihilikult tead, mida sa tahad oma lastele kaasa anda ja milles sa nagu mingit järeleandmist ei tee, et pere kõigepealt? Ja nagu hästi oluline, eriti nagu Transferwise'is töötades, kuna tegemist on kogu aeg hästi palju, siis mida me oleme hakanud nagu hästi teadlikult tegema on see, et mõlema lapse jaoks oleks üks-ühele aeg. Et üks paneb ühe lapse magama, teine paneb teise, nii et sa selle mingisuguse pool tundi kuni tund aega iga õhtul nagu laps saab vähemalt ühe vanemad nagu teadlikku tähelepanu. Või siis see, et minu vanem laps on 9-aastane. Temaga meil ongi need one-on-one'id nagu rääkis. Ma tahtsin just küsida, et tagasiside vestlused õhtut. Need me lähme teeme reaalselt kohvikus. Et kui me elame Kadriorus, siis me reaalselt võtame seal üks-ühe aja oma vanema lapsega, sest et noorem laps, tema on selline, ta lihtsalt tuleb, võtab nööbist kinni ja tema võtab selle aja. Et tema nagu jää sellest ilma, sest tema on harjunud ikkagi, et ta on veel nii väike, ta on nagu 3,5, aprillis saab 4, et tema kuidagi võtab selle aja, aga just, et see aeg ei jää, et minu vanem laps ei jääks selle ilma, et meil on sellised one-on-one'id, kus siis on selline lugude ja jutustamise aeg ja üleüldse nagu jutustamise aeg. Ja mu mees teeb samamoodi, et see on hästi oluline. Ja umbes, ma arvan, mingi pool aastat tagasi siis me mõtlesime, et kui me istusime oma mehega maas ühel õhtul ja rääkisime elust ja olust ja kõigest muust, siis mõtlesime, et tegelikult oleks nagu hästi oluline nagu mõelda iseendaks läbi, et mis siis päriselt see on, mis me tahame nagu lastele kaasa anda, et kui me oleme nagu mõlemad teadlikult mõtleme nagu ja teeme ja iseenda käitumist, sest üks on see, et sa võid ükskõik mida öelda lastele, et olge sellised ja tehke nii või tehke teistmoodi. Tegelikult lapsed jälgivad seda, kuidas sina ise käitud. Et sa võid öelda, et hooli kõigist erinevatest rahvustest ja siis näiteks ise kirud nagu mingit rahvust kodus. Et see ei tööta, et nagu lapsed ikkagi rohkem õpivad sellest, kuidas sa nagu ise eeskujuna, kas sa ütled inimestele tere, kas sa suhtled nendega hästi nagu toredasti või tegelikult oled ise hästi üleolev ja vastik ja siis ütled, aga sina pead olema tubli ja viisakas, eks ju. Ja siis me tegimegi niimoodi, et kui suureks saad, siis võid vastik olla, aga praegu pead olema korralik. Nüüd tee nagu mina ütlen sulle, kuigi ma ise teen nagu täitsa teistmoodi. Aga siis me mõtlesimegi, et nagu paneks kirja lihtsalt nagu huvi pärast, siis tegelikult väga palju asju me niikuinii teeme alateadlikult juba, aga lihtsalt selleks, et olla siis veel isegi rohkem aligned või nagu ühel meelel ja iseenda käitumist kontrollida, et kuidas on mingites asjades. Ja meie jaoks on hästi oluline see, et lapsed saaksid ise hakkama, et nad ise usuksid endasse, et me tegelikult aitame ja julgustame neid hästi palju või et nad nagu keskenduksid alati nagu lahendustele, mitte probleemidele ja ei viriseks. Et me palju asju kirjutasime ja me kõik siis oma nagu igapäeva tegevustes ja me kirjutanud seda neile, sest me ei ole neile seda isegi näidanud. Me kirjutasimegi need mõtted, mida me tahame neile kaasa anda iseenda jaoks. Et me saaks iseennast 11 korrale kutsuda, kui me ise nagu eksime, mitte me ei teinudki seda, et näete, see on nüüd skript, lugege ja tehke nii, nagu me teie ette kirjutasime. Et me ise nagu siis oleksime eeskujuks.